Nii, tere, ma olen Meelis matkasuvilad.ee-st. Vaatame nüüd Adria Sonicut 700 SL. Täisintegreeritud buss, mis Adria puhul on üldse väga huvitav, on see, et tema see täisintegreeritud nina on väga, kuidas nüüd öeldakse, automotive. Ehk siis väga inspireeritud autodest, mitte selline, et ta oleks kuidagi moodi üles punnitatud või ei tea, mis asi ta siin ees otsas on. Kuna nüüd on tegemist täisintegreeritud bussiga, siis muidugi seda esimest otsa ei ole kaubiku oma. Taga on suur garaaž, kahel pool suured uksed. Garaažis on olemas 220 pesad, 12 voldi ja USB laadimispesad isegi, valgustid. Mõlemil pool on kinnitusaasade kohad olemas, kui sinna midagi panna. Ja tagant näeb ta välja nagu klassikaline Adria. Korralikult ilusad tuled, mitte mingisugused punnid, vaid nagu tuled olema peavad. Ja nüüd lähme sisse. Sisenemisel üks väga tähtis asi, uks on lai, 600 mm ehk ka normaalne mees astub uksest sisse, mitte külge ees, vaid ikka nii nagu peab. Standardis on elektrivoodi ees. Korralik suur lai voodi, millele sisseminekuks ei pea kuskilt redleist ronima, vaid täitsa piisab sellest astuda siia tooli peale ja oledki siin voodis. Et voodit alla lasta, lihtsalt tuleb lasta seljatoed alla, mis on tegelikult ei pea kruttima ühe vajutusega. Lihtsalt lükkad seljatoed ülesse ja ongi kõik. Tegemist on siis väga avara salongiga, mugavad istmed. Lauda saab liigutada igatepidi, ka igale poole mahub normaalses moodus Eesti mees ka istuma. Ja nüüd üks pisiasi, mille kohta öeldakse väga palju, et on hästi ebamugavad, on need tagumised istmed. Tegelikult on see, et siin me jälgime peatoe kõrgust ja mis on nüüd vahe on sees. Siin kasutatakse kahe erineva jäikusega külvvahtu. Siin on jäigem, siin on pehmem. Samamoodi on siin jäigem, siin pehmem. Ehk kui ma istun siia, siis mul on seljale mõnus tugi peale ja mul on täitsa väga hea istuda siin. Samamoodi ei vaju mu jalad siit külje pealt alla ära. Ehk seda on paremini näha selle külje istme peal. Ehk kui ma istun siia, siis mul on põlvedele siia alla on tugi olemas, kõrgus on normaalne, jalad on täie jalaga vastu maad. Ka selliseid pisi asju, kui te vaatate matkautosid, jälgige, sest kui teil on jalad niimoodi või siis on üleval, teil on ebamugav istuda. Sama on see, et kui siit näha, need mõlemad istmed põhjad on ühel tasandil. Kui nad on erineval tasandil, tähendab seda, et mõnedel inimesel on laua taga istudes nii, mõnel inimesel on nii. Ka jälle ebamugav. Ehk see on sellised nüansid, jälgige neid. Mille peal on täpselt samamoodi, siin on tal juhtimispult, täiesti digitaalne, veetasemed, akud, amperid palju tuleb, läheb. Akutaset ei näita, kuna ta on vooluvõrgus. Digitaalne truumajuhtimine. Telekahoidja on väga mugava koha peal. Siit lahti teha välja ja saab keerata ka niimoodi, et põhimõtteliselt tagant voodist vaadatav või niipidi ülevalt voodist, kui on all kõikide istekohtade pealt ei ole probleemi. Kapid on push-lockidega vajutud peale, tuleb lahti. Korralikult suured kapid, mõistlikud vahed on veel sees, et ei ole ainult üks suur, kuhu sa midagi pärast ei mahu panema. Nüüd, mis on Adria puhul üks väga hea omadus, pliita on taga kitsas, mitte selline neljakandine, mis jätab siia ette. Ja sama vilgul küll väikse tööd saab minna, aga kui te seda kasutate, tunnete sellest väga palju mõnu. Korralik kolmeauguga gaasipliita. Alati küsitakse mu käest, mille jaoks on kolmeauguga, mitte kahega, keegi kunagi kolme ei kasuta. See on lihtsalt osades Euroopa riikides on seadus. Muidu ei järjestad matkaautoks, kui ei ole kolme gaasipliitat. Sahtlid samamoodi. Ehk see on ka alati hästi tähtis, et suurema osa köögist kõik on sahtlid, mitte kapp, kuhu sinna sügavustesse kaavad teil asjad ära ja pärast te leiate ise ka üles, mis seal on. Suur külmkapp Tedfordilt, 160 liitrit, sügavkülm on eraldi. Ka siin korralik kapp, kuhu saab kõik, näiteks me oleme pannud nutitelevisiooni seadmed ja kõik asjad see nurga taha ära. Ikkagi teab veel kapp, mõni inimene tahab, seal saab ka paigaldada mikro. Veel sahtliruumi. Nüüd üks väga tähtis asi. Tagumine põranda osa on topelt. Siin on väike aste, aga see on topelt põrand selles põhitsoonis, kus te olete palju jalu. WC, duširuum, tulete, siin on topelt põrand. On hästi soe olla, et ei oleks probleemi.
Paljud inimesed on nüüd niimoodi, ütlevad, et tuled siia matkaauto duširuumi, tuled sisse, kitsas, keerake teistpidi, ruumi kui palju. Ja on näha, et mahub ilusti ära. Siin on veel lisavahesein, et eraldada päris magamistuba või siis kui olla duši all või niimoodi käia, saab ka siit teha. Voodis 2 aastat ülesse, korralik madras, väga hea külm vaht. Alati, kui selliste masinate puhul tuleb jälgida need madratsid, mõnel on esmapilgul, nad tunduvad kõik ka samamoodi ühesugused. Istute peale, te juba tunnete, mõni vajub teil all ära, mõni on täiesti mõnus. Magada on hea, et see on nagu väga tähtis asi. Siin all on riidekapid, et riidekapi uks on selles suhtes hea, et kui siit lahti teha, muidu tekib siuke tunne, et no kes siia riidekappi mahub. Nüüd saab ukse eest ära lükata. Ka samamoodi pääseb sellele riputatavatele riietele ka siit poolt ligi. Ehk ei ole probleemi, hästi sügav ja kõrge riidekapp. Ja lihtsalt käepärasemate asjade riiete jaoks on siin ka sokkisahtlid. Nüüd, mis on väga mõnus nendel aadretel, nendel on taga need üles tõstetavad peatoed, mis on siin hästi mõnus magada. Noh, ütle mitte magada, vaid kui siia panna teine telekas või lugeda raamatut või mida iganes, hästi mugav. Ja selle sama voodi saab lihtsalt teha praktiliselt 3 inimese voodiks. Tänud tähelepanu eest ja jälgige matkasuvilat.ee, kus alati rohkem infot.